Et siis alustame siis selle maamaksu webinariga, me salvestame selle ka ära. Pärast võib olema kodulehe peal üles, kõik saavad selle järgi vaadata. Ja meil siis päevakorras on siis kõigepealt siis 2026. aasta muudatused. Kordan need kõik ennast teile üle. Räägib siit siis meie ministeeriumi poolt Holger Erlich ja siis ka Maksuamet siis saab ka siin nagu täiendada enda poole pealt. Ja pärast näitame siis maamaksu kalkulaatorit teile ja seda siis näitab teile siis Karl-Hans Siimer Priiast. Et palun siis Holger, jah. Tere ka minu poolt, mina olen siis Holger Erlich ja ma loodan, et on näha ka ettekanne nüüd. Nii, saime vaikuse. Et ma loodan, et ettekanne on näha kõigil. Kõigepealt Holger, meil on näha see vaade, kus on ka sinu notesid näha. Ma just joodan sulle. Nii. Kas nüüd on parem? Ja, nüüd on parem. Selge. Siis kõigepealt, mis meil siis 2026 aasta maamaksu osas toob? Maksumäärad, mis on üks väga oluline maamaksu komponent, järgmisel aastal ei muutu võrreldes käesoleva aastaga. Ehk endiselt on meil 3 maksugruppi. Kõikides maksugruppides minimaalne maksumäär on 0,1% ja gruppide lõikes siis nii-öelda ülemine piir ehk maksimum natukene erineb, nii nagu see on ka siis käesoleval aastal. Kordan siis üle veel ka, et elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas on maksimaalseks maksumääraks 1%. Eelnimetamata maatulundusmaa kõlvikute osas ehk siis näiteks haritaval maal ja metsamaal on see kuni 0,5%. Ja eelnimetamata sihtotstarvetel nagu näiteks ärimaa, tootmismaa ja transpordimaa on see kuni 2%. Edasi juba nii-öelda uute komponentide juurde, et kui me oleme senimaani harjunud, et eelmisel aastal oli aastase kasvu piirmääraks 10% ja sel aastal on 50%, siis nii-öelda 2026. aastast on igal omavalitsusel individuaalne protsentuaalne määr ja selle siis saab kehtestada vahemikus 10% kuni 100%. Ehk siis sellest vahemikust tuleb siis üks väärtus valida, näiteks 30%. Aga see on siis iga omavalitsuse enda otsus juba. Ja kui protsentuaalne tõus jääb alla 5 eurot, siis tõuseb maamaksu summa kuni 5 euro võrra. Ja see on siis küll kõikidel omavalitsustel ühtemoodi. Selle eesmärk on siis lihtsalt väikeseid maamaksu summasid kiiremas tempos üles aidata, et mitte neid nii-öelda mõnekümne sendi kaupa tõsta. Ja juhul, kui omavalitsus ei kehtesta aastase kasvu piirmäära väärtust, siis vaikimisi rakendub 10%. Ehk siis 10% või 5 eurot, kui see 10% on vähem. Ja see tähele tuleb panna ka nii-öelda just järgmise elemendi ehk siis koduomaniku soodustuse muudatuse asjus, et see kaitsemehhanism ehk siis aastase kasvu piirmäär arvutatakse soodustuste ja vabastusteta maksusummale. Ja see kasvu piirmäär siis tähendabki, et maamaks saab tõusta kuni selle piirmäära võrra. Ehk kui piirmääraks on kehtestatud 30% näiteks, siis saab maamaks tõusta kuni 30% või kuni 5 eurot, aga maamaks ei tõuse mitte kunagi suuremaks, kui on maksustamishinna ja KOV maksumäära alusel leitud summa. Ja siin on ka üks joonis, mis siis ilmestab seda, kuidas see aastase kasvu piirmäär rakendub. Et siin on nii-öelda hindamise järgsest aastast alates see joonis maatulundusmaa haritava maa näitel ja punane joon näitab maamaksu, kui kasvu piirmäära ei oleks. Et antud näitel on omavalitsus kehtestanud 2024. aastaks maksumäära 0,5% ning 2027. aastal langetab selle maksumäära 0,35%. Kasvu piirmäär ei oleks, siis olekski täpselt selline maksukoormus, nagu see punane graafik näitab.
aga tänu kasvu piirmäärale on maamaksu tõus aeglasem. Ehk siis kasvu piirmäära mõte ongi see tõus hajutada pikema perioodi peale. Ja need erinevad värvijooned ehk siis sinine, kollane ja roheline näitavad siis erinevat tempot. Et 2024 ja 2025 on kõik roheline, et siis see on see, mis on olnud ja mis on riiklikult määratud 10% ja 50% vastavalt, aga edasi siis on toodud 3 erinevat näidisstsenaariumit. Ehk minimaalne stsenaarium rohelise joonega, kus siis aastase kasvu piirmäär on 10%, kollane stsenaarium, kus aastase kasvu piirmäär on 30% ja sinine stsenaarium on siis aastase kasvu piirmääraga 100%. Et aastase kasvu piirmäära protsent siis lihtsalt näitabki seda, et kui kiiresti me selle punase jooneni jõuame, aga eesmärk on ikkagi sinna punase jooneni jõuda. Ja seda punast joont siis on võimalik liigutada maksumäära alandamise või tõstmisega. Järgmine oluline element, mis on muutumas uuel aastal, on koduomaniku soodustus. Et kui seni oli koduomaniku soodustus pindalapõhine ja oli fikseeritud, siis uuest aastast asendub see summapõhise koduomaniku soodustusega. Ja koduomaniku soodustuse määr on kuni 1000 eurot. Et kuni 1000 euro ulatuses saab omavalitsus selle kehtestada täiseurodes ja vaikimisi väärtus on tal 0. Ehk kui aastase kasvu piirmääral oli vaikimisi väärtus 10%, ehk juhul, kui omavalitsus mitte midagi ei tee, tuleb 10% aastase kasvu piirmääraks, siis koduomaniku soodustuse puhul, kui te soovite soodustust anda, on väga oluline ka kehtestada see väärtus, sellepärast et muidu on kõik koduomanikele kuuluv maa maksu all. See tähendab, et soodustuse väärtus on 0 eurot. Ja samuti jääb alles ka täiendav koduomaniku soodustus pensionäridele ja puuduva või osalise töövõimega isikutele, lisaks kuni 1000 euro ulatuses ja samuti on ka sellel vaikimisi väärtus 0, ehk kui omavalitsus soodustuse ulatust ei kehtesta, siis seda soodustust ka ei ole. Juhul, kui kinnistu on kaasomandis või ühisomandis, siis soodustus jaguneb proportsionaalselt vastavalt omandiõiguse ulatusele. Ehk siis kokku on soodustus endiselt 1000 eurot kinnistu kohta. Või siis kui on ka täiendav koduomaniku soodustus, siis kuni 1000 pluss kuni 1000. Ja represseeritu on võimalik endiselt vabastada kodualuse maa maamaksust täies ulatuses. Kolmanda elemendina täpsustub ka uuel aastal riigi omandis ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbe käsitlus. Ehk siis maksuvabastuse alus. Ehk kui varasemalt käesoleva aastani oli kogu riigi omandis olev ühiskondlik ehitiste sihtotstarbega maa maksuvaba, siis edaspidi on see maksuvaba ainult juhul, kui seda maad kasutab kas riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või juriidiline isik siis maamaksuseaduse siin nii-öelda paragrahv 4 lõike 1 punktide 2, 3, 5 või 8 alusel. Ja annan siis sõna Maksuametile. Ja aitäh, Holger. Tere kõigile ka minu poolt. Mina olen Riita Parksepp Maksu- ja Tolliametist maamaksu teenusejuht. Et Holger, kui sa korra saad eelmisele slaidile tagasi minna, siis ma oleksin tänulik, et ma tahan siin natuke täiendada veel korra juurde. Et selle riigi omandis ühiskondlik ehitiste maa sihtotstarbe puhul ma tooksin välja selle olulise aspekti, et siin saab olema kohalikel omavalitsustel päris oluline roll, sellepärast et siin on üksjagu neid andmeid, mida me registritest kätte ei saa, eriti see 3. punkt. Ehk siis see saab olema see koht, kus siis kohalike omavalitsuste ametnikud saavad siis meie süsteemi hakata ise sisestama neid maksuvabastusi käsitsi. Et selles mõttes meil ei ole võimalik neid registritest kätte saada, seetõttu on näiteks selle 3. punkti maksuvabastuste sisestamine meie süsteemi peab olema siis käsitsi töö kogu ametnike poolt. Ja selles mõttes, et meie praegune plaan on selline, et me saame, see võimalus tekib meie süsteemi siis suve lõpuks. Nüüd võime edasi minna, aitäh. Nii, andmete sisestamine siis Maksu- ja Tolliameti maamaksu infosüsteemi. Andmete nii-öelda grupp on 3, mida on vaja sisestada. Esiteks maksumäärad, teiseks siis aastase kasvu piirmäära protsent ja 3. soodustuste summad.
kui me räägime maksumääradest, siis ma natukene kordan Holgeri juttu, ütlen, et jah, et tõesti seaduses on need vahemikud, maksumäärade vahemikud on jäänud samaks, ka grupid on jäänud samaks, et selles mõttes seal muudatusi ei ole. Küll aga, kuna me teeme enda süsteemis sellise muudatuse, et kui nüüd selleks aastaks panite te maksumäärad sisse iga sihtotstarve peale nagu eraldi, oli vaja nii-öelda trükkida, siis nüüd 2026. aastaks me teeme sellise muudatuse, et maksumäärasid te saate sisestada gruppide kaupa, ehk siis on vaja 3 numbrit panna. Esimese grupi kohta 1 number, teise grupi kohta 2 number, 3. grupi kohta siis 3. number. Need võivad ka olla selles mõttes kõik ühed ja samad, aga on vaja nagu 3 numbrit sisestada, kui te maksumäärasid sisestate. Ja seetõttu on väga oluline, et kõik kohalikud omavalitsused sisestaksid sellel aastal 2. oktoobriks need maksumäärad meie süsteemi ikkagi sisse. Et isegi kui need maksumäärad jäävad samaks, mis nad olid või on nüüd 2025. aastal, kui nad jäävad samaks ka 2026. aastal, siis me ikkagi palume teid väga, et te sisestaksite need maksumäärad 2026. aastaks vastavalt nendele gruppidele siis meie süsteemi 2. oktoobriks. Ja maksumäärade sisestamise osas on niimoodi, et praegu meil veel on seal näha see nii-öelda vanavaade, kus on sihtotstarvete kaupa, aga me tegeleme praegu sellega, et saada siis sinna see gruppide põhine sisestamine ja meil on plaan siis selline, et alates kuna 1. juunist ehk siis 6. kuu algusest on see aeg, millal saab neid maksumäärasid meile ka juba esitada. Et siis sellest ajast on ka siis see vaade juba seal, kus on siis see grupipõhine maksumäärade esitamine. Ehk siis, et kui praegu põhimõtteliselt selle vana kuva järgi saate seal salvestada ja nii-öelda vaadata, et mis siis need summa muudatused võib-olla tuleksid, siis alates 1. juunist peaks siis olema see grupipõhine maksumäärade sisestamine näha juba seal uue vaatena, pluss siis sellest hetkest saab juba ka nagu mitte ainult salvestada, vaid meile ka esitada. Ja need mõlemad nupud on vaja siis nagu läbi klikkida, 2. oktoobriks ehk siis sisestate maksumäärad, salvestate ja esitate. Siis liikudes edasi aastase kasvu piirmäära protsendi juurde, siis siin nagu Holger tõesti mainis, see piirmäära protsendi vahemik on siis 10–100% ja see saab olema siis igale kohalikule omavalitsusele eraldi. Iga kohalik omavalitsus peab eraldi siis selle protsendi meile süsteemi sisestama. Ja see nii-öelda samm saab olema seal siis 5 eurot, ehk siis kui sellel aastal, 2025. aastal on praegu see aastase kasvu piirmäära protsent on 50% ja siis see nii-öelda samm on 20 eurot, siis 2026. aastal on siis need protsendid on siis vastavalt sellele, mida siis kohalik omavalitsus on otsustanud vahemikus 10–100%, aga see aastase kasvu piirmäära samm on siis 5 eurot ja see on üleriiklikult, seda siis kohalik omavalitsus otsustada ei saa, et sellega tuleb ka arvestada. Ja praegu juba saab siis meie Maksu- ja Tolliameti süsteemis seda aastase kasvu piirmäära protsenti sisestada, saab seda seal salvestada, küll aga ei saa seda veel esitada. See esitamise võimalus avaneb samamoodi siis 1. juunist ehk siis 6. kuu algusest ja see tuleb ära esitada 2. oktoobriks, nagu ka maksumäärad. Et see on siis jah, kindlasti vaja ka üle vaadata ja ära esitada. Kui jätate selle numbri sisestamata meie süsteemi, siis automaatselt tuleb sinna selleks aastase kasvu piirmäära protsendiks 10. Nüüd süsteemis võib-olla mõne koha peal on veel selle aastase kasvu piirmäära asemel meil terminoloogiliselt kasutusel kaitsemehhanism, et me seda terminoloogiat ühtlustame, aga kui kusagil veel on jäänud, siis palun saage aru, et see tähendab seda sama aastase kasvu piirmäära ja me ühtlustame need ära, et igale poole püüame siis panna selle aastase kasvu piirmäära. 3. punkt, soodustuste summad 0–1000 eurot. Holger juba rääkis, et seal on nii-öelda 3 alamgruppi, on koduomanik, on pensionär ja on represseeritu. Nüüd pensionäri ja represseeritu soodustuse saamise eelduseks on koduomaniku soodustuse olemasolu. Selles mõttes, et kui nüüd kohalik omavalitsus soovib represseeritule või pensionärile soodustust anda, siis see tähendab, et on vaja kõigepealt ikkagi panna koduomaniku soodustuseks kas või 1 euro.
sest et siis alles on võimalik arvutada pensionärisoodustust ja represseeritu soodustust, sellepärast et pensionäri ja represseeritu soodustused on täiendavad soodustused koduomaniku soodustusele. Ja koduomaniku soodustuse puhul siis kindlasti pange siis sinna ikkagi see soodustuse summa ära, sest kui seda summat ei pane, siis koduomanikud soodustust ei saa ja kõik praegused koduomanikud, kes on siis kodualusel maa maksusoodustuse saanud ja seetõttu ei ole pidanud maamaksu tasuma, siis kõikidel neil muidu tuleks maamaksu tasumise kohustus. Ehk siis see on kindlasti oluline aspekt, millele tähelepanu pöörata. Pensionärisoodustuse puhul on samamoodi nagu koduomanikul, et see summa vahemik on siis 0–1000 eurot. Et pensionäri puhul samamoodi 0–1000 eurot, ehk siis selles mõttes pensionäril on võimalik siis saada sisuliselt koduomaniku soodustust kuni 1000 eurot ja lisaks veel siis ka pensionäri soodustust kuni 1000 eurot. Represseeritu puhul on nii-öelda jah-ei-süsteem saabesüsteemis olema, mis tähendab seda, et represseeritu puhul saab siis kohaliku omavalitsuse ametnik meie Maksu- ja Tolliameti süsteemi märkida ära, kas represseeritutele antakse täiendavat soodustust või ei anta. Kui antakse, siis saab seal lihtsalt selle nii-öelda jahiks märkida, kui ei anta, siis on see ei seal. Ja siis süsteem saab aru, et näiteks ühes kohalikus omavalitsuses ta peab seda arvestama ja teises kohalikus omavalitsuses ei pea. Aga tõesti, pensionäri ja represseeritu soodustuse eelduseks on see, et koduomaniku soodustusel on mingisugune summa ikkagi juba määratud ja see rakendub ja pensionäri ja represseeritu soodustust saab ainult sellelt samalt maalt, millel on siis ka koduomaniku soodustus. Nii, ja need arvutamise muudatused, mis puudutavad siis seda soodustuste summasid, on meil siis plaanis kusagil juuni lõpuks siis tootesse saada, soodustuste osas just. Et siis selles mõttes see on siis see hetk, kui siis kohaliku omavalitsuse ametnikud saavad hakata ka seal vaatama ja neid numbreid sisestama. Tahan veel ka ära tuua selle olulise aspekti, et kehtestatavad määrused, millega te neid erinevaid numbreid nüüd kehtestama hakkate, et need määrused peavad olema kindlasti kooskõlas seadusega. Ehk siis näiteks peate arvestama sellega, et represseeritu soodustuse eelduseks on see koduomaniku soodustus. Et niimoodi ei saa, et kohaliku omavalitsuse määrus ütleb, et represseeritu soodustust saab ka siis, kui koduomaniku soodustust ei saa. See ei ole võimalik. Kui on soov represseeritu soodustust rakendada, siis on vaja ikkagi ka koduomaniku soodustus rakendada. Nii. Ja kui meil miski nendest valmib siin, kas siis see maksumäärade grupi osa või see aastase või siis näiteks see soodustuste summade osa süsteemis, et me anname siis kohalikule omavalitsustele ka teada sellest. Nii, liigume edasi. Ja tähtsad tähtajad käin veel korra üle. 1. oktoober on see tähtaeg. Nii? Ei, mida sa oled, üks küsimus oli ka, aga pärast võtan küsimused, räägi lõpuni. Okei, räägi lõpuni. Nii, ühesõnaga tähtsad tähtajad, et 1. oktoober on see tähtaeg, mis ajaks on vaja kohalikul omavalitsusel kehtestada, ehk siis on vaja volikogudest läbi käia ja saada need vastavad dokumendid kõik allkirjastatud, kehtestatud, et millised saavad olema 2026. aasta maksumäärad, milline saab olema maamaksu tõusu piirmäära protsent ja millised saavad olema siis koduomaniku soodustuse summad, soovi korral ka siis millised saavad olema pensionäri soodustuse summa ja kas siis represseeritutele antakse ka täiendavalt veel soodustust. Et need kõik on vaja ära kehtestada 1. oktoobriks kohalikus omavalitsuses ja 2. oktoobriks on vaja need andmed sisestada meie Maksu- ja Tolliameti maamaksu infosüsteemi. Ehk siis, kui te 1. oktoobriks olete ära kehtestanud, siis hiljemalt 2. oktoobril on vaja need meie süsteemi ära sisestada. 3. oktoobril enam sisestada ei saa. 2. oktoobril hiljemalt on need vaja sisestada, see tähendab salvestada ja esitada. Kui sealt nüüd mõni nupp jääb klikkimata, näiteks see esitamise nupp jääb klikkimata, siis süsteemi jaoks tähendab see seda, et te ei ole neid andmeid meile esitanud. Et palun pöörake tähelepanu. 2. oktoober on see viimane tähtaeg. Kindlasti on mõistlik alustada varem nende teemadega ja ka esitada meile need numbrid varem ära, et me saame siis ka üle vaadata, kas on esitatud, kui tekib võib-olla küsimusi selles osas. Aga et kindlasti jah, salvestage ja esitage ära, et seal on need kaks nuppu vaja siis tõesti mõlemad ära klikkida, et need andmed saaksid meile esitatuks.
Nii, ja kui siis neid uusi andmeid meile süsteemi ei sisestata, siis jah, tõepoolest kehtivad maksumäärade osas jäävad kehtima need 2025. aasta maamaksumäärad, aga nagu ma mainisin, kuna me muudame seda, et kuidas neid maksumäärasid meile esitada saate ja see muutub nüüd meil grupipõhiseks, siis palun ikkagi esitage kõik 2026. aastaks grupipõhiselt need maamaksumäärad meile ära. Et siis on kindel, et 2026. aastaks saavad olema täpselt need maamaksumäärad nendes gruppides, nagu teil mõeldud on. Ehk siis 2. oktoobriks vaadake need maamaksumäärad üle ja kindlasti esitage meile siis ära. Nüüd see aastase kasvu piirmäär, kui seda meile ei esitata, ehk siis ei salvestata ja ei esitata ära, siis automaatselt süsteem arvestab, et see 2026. aastal saab olema 10%. Et kui teil on soovi saada see protsent mingiks muuks numbriks, siis kindlasti on vaja see number meile süsteemi salvestada ja esitada, et vahemik on siis ehk 10–100% seal. Ja kui koduomaniku soodustuse summat te ei salvesta ja esita meie süsteemis, siis see tähendab seda, et kõik kodud on täielikult maksu all ja kõik koduomanikud tasuvad maamaksu. Ehk siis siin on tõesti oluline, et te vaataksite üle, millises summas te koduomanikele siis seda soodustust anda soovite ja saate. Nii, nüüd siis vaatame selle küsimusele. Ma saan aru, et oli tulnud küsimus. Jah, see chatis oli küsimus, jah? Jah, vaatan. Küsimus on, et kas koduomaniku ja täiendav soodustus peab olema ühes summas või võib olla koduomaniku soodustus näiteks 100 eurot ja täiendav soodustus 50 eurot. Jah, need võivad olla erinevad summad. See tähendab, et tõesti võib olla näiteks niimoodi, et koduomaniku soodustus on näiteks 100 eurot, aga siis see pensionäri soodustus on näiteks 50 eurot, et need võivad olla erinevad summad. Nii, tuli veel üks küsimus. Kas represseeritutele võib kogu ka summa suuruse määrata või infosüsteemis jah, tähendab seda, et represseeritule rakendub kogu ulatuses maksuvabastus. Represseeritute kohta ütleb ka seadus, et represseeritule on võimalik seda soodustust rakendada ja see kehtib kogu tema selle kodualuse maa kohta. Ehk siis, kui te märgite selle süsteemis jahiks, siis see tähendab, et kogu tema sellele maatükile, kuhu tal rakendub koduomaniku soodustus, rakendub ka siis see represseeritu soodustus. Aga nende pensionäride represseeritutega tuleb kindlasti ka tähelepanu pöörata sellele, et need ei rakendu süsteemis selles mõttes automaatselt, et kui tuleb mõni uus pensionär või mõni uus represseeritu, siis igas kohalikus omavalitsuses on oma need määrused, mis ajaks nad peavad need avaldused teile esitama ja siis on vastavalt nendele avaldustele vaja ka meie süsteemi see info sisse kanda, sest et me ju ei tea muidu, et selles kohalikus omavalitsuses on näiteks see pensionär avaldanud soovi selle koduomaniku või selle täiendava soodustuse saamiseks, et siis see on ka üks aspekt, millele tasub tähelepanu pöörata. Nii. Vaatan, maamaksu summa aastase suurenemise piirmäära kehtestamise või muutmise korral sisestab kohaliku omavalitsuse üksus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maamaksusumma aastase suurenemise piirmäära maamaksu infosüsteemi hiljemalt maksustamisperioodile eelneva aasta 2. oktoobriks. Nii, kui nimetatud tähtpäevaks ei ole maamaksusumma aastase suurenemise piirmäära maamaksu infosüsteemi sisestatud, arvutatakse maamaksu eelmisel aastal kehtinud piirmäära järgi. See hakkab olema edaspidi, selles mõttes, et siin on niimoodi, et seal on rakendussätetes on täpsustus ka, et juhul, kuna nüüd me läheme üle sellest üleriiklikust sellest maamaksu piirmäära protsendist läheme üle kohalike omavalitsuste põhiseks, siis me ei saa seda üleriiklikku rakendada kõikidele kohalikele omavalitsustele ühtemoodi, ehk siis 2026. aastaks peavad kõik kohalikud omavalitsused selle piirmäära protsendi meie süsteemi esitama või kehtib 10%. Nüüd edaspidi on küll niimoodi jah, et kui kohalik omavalitsus on näiteks 2026. aastaks ära kehtestanud selle piirmäära protsendi ja ta 27. aastaks meile mingit uut protsenti ei sisesta, siis 27. aastal kehtib jah see, mis 26. aastal selles kohalikus omavalitsuses kehtis. Et selles mõttes siin on see täpsustus olemas. Nii, järgmine küsimus. Kui represseeritul on näiteks teine elukoht, näiteks suvila, ja talle ei rakendu kodualuse maamaksu soodustus, kas siis talle ei olegi võimalik maksusoodustust määrata? Ja koduomaniku soodustust saab ühest kohast ja samamoodi on ainult sellest samast kohast võimalik saada ka represseeritu soodustust. See on tegelikult olnud seaduse mõte,
ja nüüd siis sai seda ka selles mõttes täpsustatud ja nüüd me oleme seda rohkem ka võib-olla üle rääkima hakanud, sellepärast et on selgunud, et on sellest sättest erinevat moodi aru saanud, aga mõte on ikkagi selles, kui on koduomaniku soodustus, siis ainult sellele on täiendavalt võimalik saada nii pensionäri soodustust kui ka represseeritu soodustust. Et jah, suvilale eraldi, siis teisele elukohale ei ole võimalik eraldi represseeritu soodustust saada. Nii, äkki läheb Holger edasi. Jah, ma lähen siis edasi ja enne kui ma natuke tulevikuplaane siin puudutan, siis ma ühe asja mainin ka veel igaks juhuks üle, et see nii-öelda aastase kasvu piirmäär siis arvestatakse soodustuste ja vabastusteta maksusummale ehk kui kellelgi näiteks on kodualune see maamaks olnud 200 eurot ja tal on rakendunud ka täies mahus koduomaniku soodustus ehk tal maksukohustust tekkinud, siis seda nii-öelda suurenemise piirmäär hakatakse arvutama sellele 200 eurole ikkagi, et ta ei hakka tõusma sealt 5 euro kaupa, vaid sellest 200-st hakkab edasi minema. See on lihtsalt igaks juhuks, et oleks selge, eriti just arvestades selle koduomaniku soodustuse ulatuse määramist. Aga tulevikuplaanide juurde tulles, siis hetkel on meil pooleli maatulundusmaa analüüs siis metsamaa ja haritava maa maksustamise osas, et selle osas siis ehk suvel midagi selgub. Siin on tulnud ettepanek, et metsamaa ja haritav maa võiks olla eraldi maksugruppides, et siis tegeleme hetkel selle analüüsimisega. Ja lisaks laekunud ettepanekutest on ka rohumaa kõlviku maksustamist tahetud eraldi, samuti ka maamaksu geograafilist diferentseerimist. Aga minu poolt siis nüüd ka kõik. Annan sõna edasi Karl-Hans Siimerile, kes siis räägib ka maamaksu kalkulaatorist juba. Karl-Hans just saad. Jah, on mind kuulda. Kahte korda ekraan jagada vist. Räägib slaidi vist siit ära. Räägib ära, okei. Kas mind on kuulda? On kuulda. Okay, väga hea. Tere. Et mina olen Karl-Hans Siimer Priast. Et mina siis koostöös siis Holgeri Sulevi ja Maksu- ja Tolliametiga tegin siis maamaksu kalkulaatori 2026. aastaks. Et see on tehtud siis Microsoft Power BI baasil ja tegelikult on väga sarnane nagu eelmine aasta, kes jõudis kasutada seda. Et see võimaldab siis prognoosida maksulaekumist järgmiseks aastaks ja seal on siis võimalik muuta neid 3 grupi maksumäärasid, aastase kasvu piirmäära ja ka koduomaniku soodustust selle siis summana 0–1000 eurot. Et kalkulaator ise on siis allikregistrite põhine ja siuke pigem üldistatud, et näiteks seal ei ole pensionäri soodustust juures ja ka ei ole eemaldatud alla 5 euroseid makseteatiseid. Seetõttu see laekumine ei ole 100% täpne ja ei saagi olema, sest ajas siis andmed registrites muutuvad ja kalkulaator kipub pigem maksulaekumist üle prognoosima, kuna ei ole eemaldatud neid 5 euroseid makseteatiseid ja pensionäri soodustust ei ole arvestatud. See klassikaliselt me Holgeriga oleme siin arvutusi teinud, et see on jäänud 5% juurde, see üleprognoosimine. Et see on siuke klassikaline tulemus. Ja siis ma näitan ka ise seda kalkulaatorit kohe. Nii. Ma vahel oma poolt ütlen, ma vaatasin eelmise aasta summasid kalkulaatori ja nii-öelda siis määratud maksu vahel, et enamikel omavalitsusel see erinevus jääb kuskile 2–3% juurde, aga on ja üksikuid, kus see on 5 või 6%. Nii, nüüd vist ilmus kalkulaator. Jah. Et see on siis kalkulaatori vaade. Kalkulaatoris on siis igal omavalitsusel võimalik valida oma omavalitsus siit ülevalt vasakult nurgast. Siit ta praegu nii on võimalik valida, et igale omavalitsusele ei saa eraldi kalkulaatorit teha, see eeldaks üle 70 eraldi veebilingi, mille tegemine ei ole mõistlik tegevus. Et siis
on 3 eraldi gruppi, elamu, õuemaa, maatulundusmaa või väärtuse õuemaa siis ja muu sihtotstarbega maa ja neil on võimalik siis muuta maksumäära. Seda saab siit niimoodi slaideriga tõmmata, et näiteks 0,6 peale, siis ta hakkab ümber arvutama siin seda 2026 elamu õuemaa maamaksu ja ka üleval siis maamaks 26 kokku. Ja ka seda maksumäära on siis võimalik sisestada siia lahtrisse, kirjutades mingi väärtuse ja vajutada enter. Ja siis ta jälle arvutab ümber ja seda siis kõik 3 grupi puhul see on sama. Ja siis siin üleval on siis kaitsemehhanism, ehk siis ma peaksin ka seda ühtlustama siin, et piirmäär. Ja siin on võimalik määrata selle siis protsenti, et praegu vaikimisi on 60 siin pandud minul, näiteks kui panen 100, siis sama siin saab ka slaideriga tõmmata seda ja siis maamaksud arvutab ümber 26 omad siis. Ja sama ka kodualuse soodustusega. Et saab siit seda tõmmata, saab ka sisestada seda täpse numbri, sest siin 0-1000 sellega ei ole väga mugav liikuda. Aga kui näiteks maksimumi tahta tõmmata, siis ikka saab kiiresti. Et see on see maamaksu kalkulaator. Kas võtta Tallinna kohta ütleb praegu midagi, Tallinna kohta me tegime eraldi ringi, et sul äkki tahad ka paar lauset öelda, on ju? Tallinnaga lihtsalt räägib eraldi, kuna Tallinnal on natuke eraldi juhus, kuna neil on need on siis väga suur omavalitsus ja neil on väga palju katastreid, kinnistuid, siis nende sellega arvutamine läks keeruliseks ja natuke teistmoodi lahendus. Sule, kas sa ise jagad seda kalkulaatori linki pärast kõikidele, et ei hakka siia? Saadame et selle helisalvestise koos siis kõik slaidid, salvestised ja lingid, eks ju. Saadame teile kindlasti ära. Pööhutan veel kord üle, et see kalkulaator on prognoosi tööriist, seda teaksite, et see ei ole mõtet panna mingi euro täpsusega oma eelarvesse numbrit. Arvestage sellega, et ta jätab natuke rohkem, on ju, pigem oma eelarvesse natuke väiksem number, kui Olga ütles siin -5% näiteks, on ju. Et kui on mingisuguseid küsimusi, on ja teil on olete ise oma poolt midagi arvutanud ja teil tundub, et seal mingi tased teistmoodi natuke, saate alati meiega Olgeriga näiteks suhelda, küsida üle, on ju, kui teil on seoses mingisuguseid teemasid üleval. Arvestage sellega, et tõesti kalkulaatoris on ju need kõik ka KOV-ide enda pandavad asjad puudu, ma saan aru, on ütleme siis paar kategooriat, üks on pensionär, mis on sealt puudu, on ju, ja see soodustus, ma saan Riita aru, et sealt on puudu ka see riigiomandis asi, eks ju, on vist nii, eks ju, ja see on ka tegelikult uue süsteemi mõttes peab kogu ise sisse panema selle asja, on ju, ja need on sealt kõik puudu, on ju, riigiomandis ühiskondliku maamaksuvabastus on puudu nii-öelda, ja kogudused ja kalmistud ja mis see kõik on, eks ju, mida ise kogu paneb, on ju, ta peab kõik, ütleme, peate nagu arvestama, et selle võrra see kalkulaator näitab natuke rohkem, on ju. Et ja nüüd siis nii, kui kalkulaatori kohta on kellegi veel küsimusi? Nii, chatis üks on, et kas kalkulaatoris praegu täiendavate soodustuste arvutuste osa ei ole lisatud, et kalkulaatoris täiendavaid koduomaniku soodustuse neid ei ole et ainult tavaline koduomaniku soodustus on seal olemas. Me peame olema seda teinud registrite pealt, on ju, selle, mis on see, kõik need maaga seotud registrid on ju, et siin saab ainult olla need, mis on sealt automaatselt nagu kättesaadavad on ja kõik see, mis kogu paneb juurde, on siit väljas pildist. Nii, ja siin oli veel mingi küsimusi, siis üks oli küsimus selle kohta, et kõik tuleb siis teha nagu, mitte üle kinnitada, siis kõik tuleb teha määrusega, kõik need otsused on ju, et siin üks aasta oli ka, et keegi tegi need maksumäärade muudatused mingisuguse volikogu otsusega, siis see arvesse ei lähe, on ju. Et te peate väga jälgima, et need õigusakti vormid oleksid õiged. Nii, siin on küsimus tulnud veel ka kalkulaatori osa, et kas kalkulaator oskab aru saada, et Kuusetänav 5 korter 3 on seesama aadress ja on isiku elukoht. Et ühesõnaga hulk maa aadress on sellised, kus korterite kirjes on kas korter,
ühesõnaga mingid erineva kujuga kirjed. Kalkulaatoris, ma saan aru, kalkulaator arvestab koduomaniku soodustust nendele nii-öelda ridadele, kus ta on senimaani olnud. Karl-Hans äkki oskab, noogutab. Jah, et kus siis eelmine aasta maksti anti koduomaniku soodustust, siis nendele on ka arvestatud 26 aastaks koduomaniku soodustus, siis selles summas, mis saab määrata 0–1000 eurot jagatud siis laiali korteri omandite peale. Et minul need andmed üldse on anonümiseeritud, minul ei ole näiteks selliseid Kuuse tänav korter 3, et minul on kõik nagu numbritega, et minul on kindel kataster anonümiseeritud, kindel maksumaksja anonümiseeritud ja kindel kinnistu anonümiseeritud, et seal ei ole probleemi selliste kirjete siis erinevate kirjutamisvõimalustega. Nii, kes keegi tahab enne küsida? Praegu hea võimalus. Kas Maksuameti poolt üle küsida, kas te plaanite ka seal kuskilt augustis, septembris veel mingit infopäeva? Kuidas teie plaanid nagu on veel? Meie plaanid on sellised, et kui meil valmivad siin veel need järgmised osad, mis on 2026. aastaks vajalikud, et siis me selles mõttes kindlasti anname kohalikele omavalitsustele sellest teada ja siis vaatame, et kui need valmivad koos, et siis me võib-olla teeme sellise ka infopäeva aga kui nad valmivad väga nagu erinevates aegades, et võib-olla siis me lihtsalt informeerime näiteks meili teel, et kindlasti me anname jooksvalt kogu aeg täiendavalt seda infot edasi, mis meil on valmis saanud, mis meil millal on valmis plaanis saada. Ja sügisel ilmselt kordame ikkagi enne seda tähtpäev, enne 2. oktoobrit kordame kindlasti üle, et on vaja esitada need erinevad numbrid siis meie süsteemi ära. Et kindlasti omalt poolt ka panustame sellesse, et teavitada veel uuesti üle neid teemasid. See oleks väga hea, eks ole, et käia korra üle kuskil seal septembri alguse poole, et kõik oleks nagu joone peal õigesti, et siin mingid halbu üllatusi ei tekiks. Et selles mõttes, et on veel võimalik küsidagi, kui kellegi midagi on ja tahate olema muidugi ka kättesaadavad, et ka e-maili peal saate, kui töö käigus tekib mingisugune küsimusi, siis Olgeriga me vastame nende asjadele või siis EMTA vastu, kui on mingi spetsiifilisem küsimus. Ja me nüüd siis ikkagi loodame, et saate kalkulaatorist abi, siis me mõtleme ka nüüd ka tuleviku peale 27 pluss perioodide peale loomulikult, et oleks ka mingi hea tööriist olemas. Siin me midagi raudkindlat teile nüüd öelda ei saa, et kas see tööriist saab olema nüüd aegade lõpuni nii-öelda teile töövahend. Et selles mõttes, et siin me peame vaatama eelarves võimalusi, vaatame, kuidas seda parimal moel nagu korraldada, et kui arendada võib-olla väga palju vaja pole, siis me vaatame, äkki saame need andmed ise siin uuendada niimoodi, et me ütleme liiga kulukat ettevõtmist ette ei võtaks, eks. Ja siis see Pobliitu huvitas see metsamaa ja siis see põllumaa maksu erisus, see maksumäärade eristamine, siin me praegu analüüsime neid asju. Kui me panime kokku, oli meil oma kontseptsioon siin, et see nüüd on natuke see olukord muutunud ja sai alguse sellest, et metsamaad pärast hindamist vähem kasvasid väga vähe, eks ole, põllumaadega ja kui ühte gruppi panna põllumaadele teha soodsamat olukorda, nii et nende maksukoormust on nagu alla hoida, siis tähendab, et metsamaade pealt kogu kaotab päris palju maamaksu raha. Mure on aru saada, aga me peame siin arukalt käituma, et selles mõttes siin on mitu asja veel on. Üks on see õiguslik pool, teine pool on siis üldine kontseptsioon ja kas see maamaks peaks laekuma, ei tekiks mingi grupide ajal mingit ebaõiglust näiteks. Me peame vaatama üle ka maade hindamise uue plaani, et Maa-ametiga suhtlema, et kas seal metoodikates on mingisuguseid täiendusi, et siis ka see pilti võtta. Ja siis loomulikult on siin ka IT-arendus potentsiaalselt õhus, on juba EMTA-ga rääkima siit üle, kui me mingi grupi juurde tekitame, siis see läheb kindlasti päris palju maksma, 100 000 ja siis kõik peab vaatama suures süsteemis, et kas selliste asjade tegemine pärast nagu ära tasub. Ja pluss siis ka poliitiline pool, et loomulikult me ei saa siin meie omalt poolt töötab, me teeme või ei tee, lõpuks on see ikkagi valitsuse ja Riigikogu otsus, kui on maksurahu, siis on maksurahu,
et me peame ka siin nagu hindama seda perspektiivikust ja siis poliitilist valmisolekut. Et vot, mis siin oli veel küsimus? Riitale pigem üks küsimus, et kas Maksu- ja Tolliameti maamaksusüsteemis on võimalik proovida erinevaid kodualuseid soodustusi ja teisi soodustusi? Veel ei ole, me praegu veel tegeleme sellega ja plaan on, et juuni lõpuks saab see meil süsteemi niimoodi pandud, et siis on võimalik panna neid kodualuste soodustuste summad süsteemi, mille pealt siis süsteem arvutaks ka uuesti need maksusummad üle. Et juuni lõpuks on see praegune plaan. Nii, siis on veel üks küsimus. Kas 26 toimub uus maa hindamine Maa- ja Ruumiameti poolt? Nii vähemalt plaanid oli? Kindlasti toimub, jah. Seal polegi pääsu, sest maa hindamise seadus nii ette näeb. Ja see 26 hindamise tulemused siis selles mõttes nagu maamaksu mõttes rakenduvad 2028. aastast alates, sealhulgas siis 2028, et sellega tuleb arvestada. Üks 5 aasta, vaheaasta jääb sinna vahel, eks ju, kus siis saab kogu nagu vaadata asjad üle, eks ole, ja panen uued määrad, kui on soov. Et selles mõttes, et on veel küsimusi. Kindlasti väga oluline teema, väga põletav teema KOV-ide jaoks, väga kriitilise tähtsusega teema, uus asi teie jaoks. Et me kindlasti oleme avatud küsimustele, kui praktika ja töö käigus midagi nagu selgub, mingisugune tõrge või mingisugune küsimus, siis alati saab nagu ühendust võtta. Ja siin tuleb veel kord korda meil üle, eks ole väga tähelepanek, et kõik need asjad saaksid tehtud. Nii, kui siin rohkem küsimusi ei ole, siis... Ma ühe asja kommenteerin ikkagi juurde, kui tohib veel. Et koduomaniku soodustuste puhul, kuna seda siin veel korra puudutati, et koduomaniku soodustuse puhul on see loogika muudatus, et nüüd alates 2026. aastast on korteri omanikel samamoodi nagu senimaani on olnud see loogika, ütleme siis nagu majaomanikel, et see soodustuse summa läheb nüüd jagamisel ka korteri omanike vahel. Et selles mõttes tuleb ka arvestada sellega, et see summa, mis te siis nagu määrate selle koduomaniku soodustuse summaks, et see läheb nagu siis selle ühe kinnistu omanike vahel jagamiseks. Vahet ei ole, kas tegemist on korteriga, mingisuguse maja ja maaga kusagil kaugemas maapiirkonnas, et selles mõttes tuleb arvestada, et see summa läheb jagamisele omanike vahel, vastavalt siis omandiosadele. Okei. Võtanud. Et siis kokkuvõtteks siis saadame teile lingi, slaidid, salvestise paneme ülesse, et siis rohkem teil küsimusi ei ole, siis suured tänud ja palju jõudu teile. Nägemist. Nägemist. Nägemist.